Suur reede on kristlik püha, mil tähistatakse Jeesus Kristuse ristilöömist ja surma Golgata mäel. See kuulub kokku rea teiste pühadega, mis seostuvad Jeesuse eluga. Suur reede eelneb ülestõusmispühadele. Ülestõusmispühad on kõige tähtsam püha just seetõttu, et me tähistame Kristuse ülestõusmist surnust, mis tähendab seda, et sellega pandi alus tegelikult ju elule. Ehk siis ilma Kristuse ülestõusmiseta ei oleks kristlikku kirikut, ei oleks usku, seda, mis käsitleb siis nii-öelda elu pärast surma. Ehk siis see temaatika ei oleks üldse teema, ehk siis mitte midagi ei oleks kristlusest olemas, kui ei oleks seda püha. Ülestõusmispühadel juubeldatakse, sest see on lootuste püha, mil elu võidab surma. Õigeusu kirikus on isegi üks selline laul, kus öeldakse, et Kristus on surnist üles tõusnud surmaga surma maha tallanud. Ehk siis tema suremise ja ülestõusmisega on ta tegelikult võitnud surma. Ja nii nagu mina ikka alati kipun ütlema, et iga inimene võiks korraks mõtestada, et miks ta elab, kas selleks, et surra või selleks, et elada. Meie kristlastena ütleme, meie elame selleks, et elada, mitte surra. Paljudes riikides on ülestõusmispühad riigipühad, kuid nende pikkus erineb riigiti. Eestis on riigipühaks kuulutatud vaid ülestõusmispühadele eelnev suur reede ja ülestõusmispühade esimene püha. Kogu seda pühate tsüklit võib vaadata hoopis teises vaatenurgas, et siin on isegi mõnes mõtteseks öelda, et on kõige miinimumiseks öelda, et on selline trioloogia 3 teenistusest. Suurel neljapäeval kõik see, mis on seotud Jeesuse vangistamise, püha õhtusöömaja seadmisega, suurel reedel see jumalateenistus, mis sai suurel neljapäeval algus, otse kui jätkub, on siis kohtumõistmine, surm, haudapanek, eks ole, ja siis juba homme öösel läheb kirik vastu ülestõusmispühadele, ülestõusmispühade öö teenistustega, ehk siis see 3. teenistus on see, kus nüüd siis on Kristus surnust üles tõusnud. Ristitee 14 peatust kõnelevad kannatusest, hoolivusest, lohutusest, valust, surmast ja lootusest. Selle aasta Ristitee peatuste mõtisklused on kirjutanud peapiiskop Urmas Viilma. Ja Ristitee rännak on muidugi selline väga vana tava ja üldiselt siis tehakse 14 peatust ja nendel 14 peatusel siis püüdakse kõik need sellised nagu olulised momendid või kohad läbi siis käia Jeesuse kannatusteel ja muidugi see tähtis asi on just see, et mõelda nendele kannatustele ja mõelda ka sellele, et need kannatused on olnud ka meie pärast. Ja me läheme siit Toomkirikust teele ja ma arvan, see on ka väga sümboolne, see on ka selline nagu ju peakirik meil. Siis me läheme siit otsast alla Oleviste kirikusse, peatume seal, loeme oma tekstid ja palvet seal ning seejärel siis Vene tänavas on katoliku kirik ja lõpetame Jaani kirikus ja nimetada ka soovin ka kõigile omalt poolt just nimelt õnnistatud pühi ja mis iganes on see raskus ja kannatus täna ka sinu elus, siis võib alati mõelda Kristusele, kes on meie kannatused ära kandnud ja on meiega, me ei ole kunagi üksi, meil on alati lootust.